On sügisel viinamarjad, on pirnid ja ploomid ja muud. Juba 30 aastat ma kiidan. Koduõue on toonkava puud. Ta kõik need aastad on teinud, nii hõrguna hapuks me suud. Ja hästi ei saa tema vastu ei suislepad ega trepuud. Neis teistes on sügispäikest, kuid temas on sügistuult. Seda vastu pidama kutsuvat, igal sügisel korduvat truult. Kuulutan Räpina aianduskooli õppeaasta avaõhtuse avatuks. Värske Räpina aianduskooli vilistlane Priit Kaasik on kirjutanud järgmiselt. Kool on kogemuste saamise koht. Tunnis istudes ja telefoni toksides sa kogemusi ei saa. Tähtis on panna ennast proovile erinevates situatsioonides. Koolis on lihtne seda teha, elus võib-olla mitte niivõrd. Üks suurepärane koht, kus saada kogemusi, on õpilasesindus. See on koht, kus saad õppida kaasarääkimist, koostööd ja ka juhtimist. Osad õpilased justkui kardavad, et see on metsik kohustuste koorem, kuid otseseid kohustusi on sul vaid pool tundi nädalas. Kui sind huvitab, kuidas ühiskond töötab, soovid ennast ja uusi inimesi tundma õppida ja organiseerida, siis soovitan kindlasti õpilasesindusega liituda. Teie ette astub ja kõneleb õpilasesinduse president Aivar Jaanus. Hea rahvas, kallid inimesed, sümpaatsed tegelased. Ega mul pikka juttu ei ole. Aitäh teile. Oleme taas koolis ja suveaeg läks kui linnulennul. Ma mäletan, kui ma olin veel põhikoolis ning pärast suve teist poolt hakkas kooli minek järjest kiiremini lähenema. Mida aeg edasi, seda vähem ma tahtsin sinna minna. Ma pole mitte kunagi suur koolifään olnud, aga see aasta, esimest korda elus, ma tunnen, et ma tahan siin olla. Võib-olla on see vanusest, võib-olla teeb seda Räpina, aga ma olen oodanud seda juba mõnda aega. Mul on hea meel, et lisaks minule on siin ka nii palju teisi ja mitte vaid vanu olijaid, vaid ka uusi. Super, et olete siia tulnud, suur kummardus teile. Aianduskool muudab elu ja võib-olla ei saada sellest praegu aru, aga andke seal natukene aega. Ma võtsin augusti keskel osa õpilasesinduse liidu üldkoosolekust ning suvekoolist. Ma olin seal kõige vanem ja ainus ademik. Ma pole küll suur koosolekute fänn ning minu jaoks ühes ruumis istuda tunde järjest on piin. Seal käib üle mitmeid teemasid, millesse ma küll hetkel ei lasku, aga ma tooksin välja ühe suure teema nagu
kooli kiusamine. Ma kuulasin teiste lugusid ning minu jaoks oli see ulmeline, sest meie koolis ma ei kuule sellisest asjast absoluutselt ja uskuge, mul on silmad kõikjal. Muidugi on mõnikord mingit omavahelist selimist ja sõnavahetusi, aga see kõik on loomulik. Seda juhtub ka parimatega ja uskuge, te olete parimad. Ma pole kunagi pika jutu mees olnud kuni tänaseni. Sellepärast ma tahangi teid hoiatada, et tänane päevakava on veidikene muutunud ning järgneb 4 tundi loengut teemal kool ning kuidas sellega toime tulla, kui üldse ei taha. Või mis te arvate? Ei taha? Ja siis ei tee. Sel juhul tahan tervitada uusi õppureid ning soovin teile kõike paremat uueks aastaks. Kui teil on mingisuguseid küsimusi, siis pöörduge julgelt minu poole ning palun adresseerige mind kui teie kõrgeausus. Või siis Aivar, mõlemad on väga sobilikud. Siia lõppu tahaksin lisada midagi, mida Edgar on öelnud. Ma arvan, et olen veel rõõmsam, kui ma sügisel need valimised võidan. Olge terved, ilusat kooliaasta algust. Aitäh teile! Taas Priit Kaasiku mõtteid. Lisaks pakub kool veel igasuguseid ringe ja trenne, millest tasub osa võtta. Asjaliku huvi korral on kasvuhoones võimalik kasvatada ka neid taimi, mis just sulle huvi pakuvad. Vahel tuleb aianduskooli õpilastel erinevaid pakkumisi. Läbi paarile sellisele pakkumisele vastamise sain ma teada, et ärimaailm pole kindlasti minu teema. Üldse õppisin ma palju selle kohta, mis minu teema ei ole. Sõna saab Räpina vallavanem Enel Liin. Austatud koolidirektor, koolipere ja külalised. Väga lõbus algus on olnud ja ma loodan, et ma suudan natukene ka elevust tekitada, sest lugesin eelmisest Maalehest sellise Winston Churchilli küsimuse, või tegelikult oli see viktoriin, kus siis küsiti, et keda on Winston Churchill loomadest inimestega võrrelnud. Et ta on öelnud niimoodi, et koer vaatab inimesele alt üles, kass vaatab ülevalt alla põlglikult. Aga üks loom vahib inimesega pidevalt tõtt, see on siga. Ja mis selle vastu saaks ette võtta, seda Maalehes ei olnud, aga ma olen lugenud Briti teise maailmasõja aegse peaministri Winston Churchilli elulugu ja see mul hästi meeles. Ta on öelnud selle kohta nii, et inimese seaks muutumise vastu on ainult üks vahend, et ta peab pidevalt õppima, olema õpetlaste ja harivate tegevuste sees. Et igatahes kõik, kes te selles ajas hetkel viibite, ma arvan, et teie tema kategooriasse ei mahu, et pidev seaks muutumine on pidurdunud. Nii, aga õnnitlen teid kõiki, et just sellises harivas keskkonnas viibite. Minu rõõmuks pakub aianduskool õpet igas eas inimestele, kes on huvitatud millegi uue, kasuliku ja huvitava teadasaamisest, selgeks õppimisest ja sellega ellu rakendamisest. Nädalavahetusel oli vallas külas Riigikogu maaelukomisjon, mitte küll täiskoosseisus, ja mööda valda ringkäigu tehes jõudsime järeldusele, et maaelu on väärt toetamist, maal on väärt elukeskkond ja Räpina on looduslikult väga rikas ja ilus vald. Rääkisime ka aiandusharidusest ja üldse haridusmaastikust ja jõudsime järeldusele, et kuidagi tsükliline on see hariduse käekäik Eesti Vabariigis, et peaks olema ikkagi sellised põhihariduse ja valdkonnad, mida toetaks pidevas kommunikatsioonis, pidevas rahastuses, kõik valitsused ja kõik Eestimaa inimesed, sest need loovad väärtusi. Need loovad väärtusi meie peas ja need loovad ka materiaalset väärtust, et need võiksid ju olla meie insenerid, arstid, õpetajad, ehitajad, sealhulgas aednikud, meie kodumaa reaalsed loojad. Loomulikult on meil vaja psühhiaatreid, psühholooge, selliseid toetavaid tegevusi, sest inimestena olemegi inimesed. Vahepeal murdume, vahepeal oleme
tervemad, et kõik see on üks seos ja seda kindlasti aitab aianduskool teil õppida ja näha. Inimeste aastate arvestus käib erinevalt. Leevaku külaseltsil oli külapäev 20. ja nemad ütlesid, oma päevi ja aastaid loeme meie augustist augustisse. Tunnustame ja hindame neid inimesi, kes aasta jooksul on külas kaasa aidanud. Võtame kokku seda, mida teinud oleme, täname ja mälestame lahkunuid. Ja õpilaste õpetajate aasta algab ka siin augusti lõpp, september, lõpeb juuni, kuidas kunagi sellel aastal hoopis erinevalt, et teie elutöö üks aasta algab. Ma soovin selleks palju jõudu. Ja jõudu ja tarkust uude töö ja eluaastasse, õppeaastasse. Et see on minu sõnum täna. Aga kui ma siis enne kiirustades kokku klibatud teksti üle vaatasin, siis ma olin kirjutanud hea koolipere asemel hea koipere. Nii et ilmselt tuleb teil seda koidega võitlemist sellel aastal siin ette ja ju seda ka teile õpetatakse. Et ilusat õppeaastat ja ma loodan, et situatsioon, millest me olime kevadel, mitte kunagi ei kordu. Et kõike kaunist. Aitäh kutsumast! Ma ütlen edasi ka ühe tänu, et aeg-ajalt ma kirjutan direktorile, kui mul midagi head öelda on või kui ma midagi teada tahan. Sellel aastal olete ilmselt kuulnud, et väga palju on siseturismi ja mina pole nii palju kuulnud kiidusõnu meie mõisapargi Roosiaia osas ja ma pean alati ütlema, et teate, mina ei teagi sellest midagi nendele külalistele, et sellega tegeleb aianduskool. Suur tänu, kes te kõik käe külge panete ja selle eest hoolt kannate, et meie nüüd vallana asume selle mõisasaali restaureerimise juurde ja kallale ja loodame, et nad siis üheskoos sümbolina hakkavad meie eest veel rohkem rääkima. Suur tänu kõigile! Mihkel Mattiisen ja Silvia Soro Olen loodud rändama esitavad Räpina muusikakooli õpilased Tairi Tolmik ja Erlemai Pabusk. Juhendaja Margot Suur. Mured ja hool hetkede vool
tagasivaade õpingutele. Kindlasti ei tohi unustada seda, et kool on suurepärane koht tutvumiseks erinevate inimestega. Mida aktiivsem sa koolivälises tegevuses oled, seda rohkem sa uusi kontakte saad. Mitmed õpetajad on väga ägedad ja neilt tasub üht-teist kõrva taha panna, mitte ainult erialaselt, vaid ka eluosas. Kõik inimesed sulle kindlasti ei meeldi, kuid võimalik on kuulda huvitavaid mõtteid ja leida sõpru ja kontakte ülejäänud eluks ning armuda ja südant murda. Sõna saab Räpina aianduskooli direktor Kalle Toom. Tere, kallis koolipere, õppijad, uued ja vanad, koolisõbrad, külalisi ei tervita, sest külalisi meil pole siin täna. Et niiviisi lustlikult, nagu tema kõrgeausus alustas, seda on kooliaastat alustada hiiglama vahva. Ja võiks mõelda, et mis siin sellel vanal ja uuel kooliaastal nii väga vahet on. Kolmapäeval lõpetasime vana kooliaasta, üks päev ja vahet, reedel alustasime uuega. Eile jätkasime, täna on kohe sellise suure pauguga uus kooliaasta käima minemas, tunnid ja puha. Aga Aivar ütles, et elu võib muutuda sellest. Aga selle juures mõned asjad jäävad ikka vanaviisi ja neid mõningaid asju tuletaks meelde. Ja esimene nendest on see, milleks me oleme siia kõik kogunenud, siia Räpina aianduskooli. Nii need, kes on siin õppijate nimekirjas, nii need, kes on siin töötajate nimekirjas, me tegelikult kõik õpime siin. Aga natukene üllatav oli seda tõdemust lugeda sellisest kohast nagu ühest sajandivahetuse fotograafialasest raamatust, kus üks täiesti suvaline Ameerika fotograaf kuskil 80-ndatel avastas enda jaoks, et mis vahe on õppimisel ja õpetamisel. Et õpetamisega on nii, et see on kellegi teise mure, seda teeb keegi teine. Aga õppimine on see, kus vastutus on minul ja mina olen aktiivne. See on minu ülesanne. Ja see on tõesti see, mida me kõik siin teeme. Ja selle juures, mis roll siis õpetamisel on? Õpetamise roll on see, et meil on inimesed, kellel on missioon teisi inimesi selles õppimises toetada. Aga vastutust nemad ei võta. Selle sama asjaga, selle sama teemaga edasi minnes. Oli see nüüd nädal tagasi või 2, kui sattusin kogemata lugema jälle paberajalehte. Aga paberajalehtedega, nendega on ju nii, et sealt samast sajandivahetusest ennustati, et nende aeg hakkab ümber saama. Et siin mõne aja pärast neid enam ei ole, keegi neid ei loe, mingi aja pärast kaob ära ka õpik sellisel heal tahkel kujul. Ja võib-olla esimesed märgid, alles esimesed märgid sellest on tõesti meieni jõudmas ka. Ja selle läbi, et nüüd üks Eesti ajaleht on tõesti vastu võtnud otsuselt, et nemad enam iga päev ei ilmu. Et nemad ilmuvad ainult korda nädalas. Ja see, mis tuleb paberil, see on lihtsalt täienduseks sellele digitaalsele versioonile. Õpikutega küll päris nii veel ei ole. Aga pea see aeg ka hakkab kätte jõudma. Aga nüüd tagasi selle juurde, mida ma seal paberiajalehest lugesin. Ja lugesin selle kohta, et
Leedut on tabanud tohutu kriis ja see kriis ei seisne mitte selles, et neid on koroona purenud kuidagi iseäranis tugevalt. Et see tundus kuidagi tühine selle suure kriisi kõrval, sest koroona nüüd tuli ja lõi meid ühel kevadel, ilmselt jääb veel meiega mõneks ajaks, aga ta ei löö meid jalust. Aga see, mida leedukad pidasid selleks, mis nende riiki tõesti alust lööb, need olid matemaatika riigieksami tulemused. Kolmandik gümnasiste kukkus matemaatika riigieksamist läbi. Veel umbes 6% ületas hädavajavu lävendi. Aastate jooksul on seda lävendit järjest madalamaks hööveldatud, nii et tegelikult võiks neid ka lugeda läbikukkunuteks. Ja milles nad näevad siis probleemi? Et kas siis tõesti selles, et noored inimesed peavad nüüd vähem higistama ja et nende elu on justkui natukene mõnusam kooli lõpetamisega seoses? Ei, nad näevad probleemina seda, et 5, 10, 20, 30 aasta pärast ei ole nende riigis neid inimesi, kes suudaksid kriitiliselt mõtelda, saaksid aru põhjus-tagajärg seosest, suudaksid selle põhjal teha adekvaatseid otsuseid ja riiki edasi viia. See oli see, mis neile kõige rohkem muret valmistas. Kui nüüd selle õppimise teemaga edasi minna ja korraks põigata sinna, et mida see siis annab või võtab, kui need õpet toetavad materjalid muutuvad tahkest käega katsutamatuks. Et võib-olla ei muutu midagi erilist. Ma mõtlen selle peale, mida ma tegin ise eile õhtul. Et istusin Meinikunna rabas järve ääres pingil, panin kaamera salvestama ja et oli üsna hämar, ringi vaadata väga palju ei olnud, siis vaatasin, et mida näitab minu telefon. Ja ei otsinud seal mitte uudiseid, ei kulpunud sotsiaalmeedias, vaid võtsin välja mõned failid, mis olin paar päeva varem sinna telefoni salvestanud ja asusin neid lugema. Ja see, mis ma sealt lugesin, oli tegelikult kuskil 50, 70, 80 aastat tagasi välja antud raamatute skaneeringud. Ja need raamatud istuvad täiesti rahulikult New Yorgis Moodsa kunstimuuseumi raamatukogus. Aga minul on need järsku siin Meinikunna rabaservas kättesaadavad, saan neid uurida. See on see, mida mulle see digitaalne maailm juurde annab. Ja kui siia juurde tuua siis veel see, et õppida saab igal pool, kohaneda sellega, mida see uus maailm on meile juurde toonud, siis me jõuamegi selleni, et millised on need tulevikuoskused, mida meilt kõige rohkem oodatakse. Sinna juurde veel võib-olla ainult üks asi, et keeleoskus. Et loomulikult need raamatud ei olnud eestikeelsed, aga mul olid olemas oskused, et seda lugeda mingisuguses teises keeles. Kuid selle juures eesti keelt unustanud ei ole ja ei unusta ka kunagi. Ja isegi mu
rääkimata lastest, aga lastelastest, kes kõik ei ela Eestis. Mina teen enda poolt kõik, et nemad jääksid eesti keelt rääkima. Et see on see, milline tulevik meil võiks ees seista ja mida me siin tänase päevaga uue aasta ringi juures Räpina Aianduskoolis alustame. Süvenenud, süvendatud ja mõnusat õppimist kõigile Räpina Aianduskoolis väljaspool seda uueks aastaks. Aitäh! Kaasiku soovitused. Soovitan uutel ja vanadel õpilastel olla avatud kogemustele ja olla esimene, kes on nõus traktori või muruniiduki selga hüppama. Mitte sellepärast, et nad seda enesekindlalt käsitleda oskavad, vaid sellepärast, et nad pelgavad, sest pole seda kunagi teinud. Koolis ebaõnnestuvad vaid need, kes ei proovi. Esimesi kursusi tutvustab sessioonõppe juhataja Karin Kass. Sellel aastal tuleb meie kooli 330 uut õpilast. Mittestatsionaarse õpilastega tutvume, kui nad tulevad oma esimestele sessioonidele, aga täna tutvume päevaste õpilastega. Palun õpilastel, keda ma nimetan, siia ette tulla, et ka teised siin saalis näevad, kellega me edaspidi koos õpime, aega veedame. Kõigepealt aedniku õpilased. Aedniku kursusele kutsekeskhariduse õppekavale tulevad sellised õpilased. Andre Hallaste, Kelly Kelgu, Karmen Liinak, Jaanus Odras, Kersti Paatsi, Eve Riivik, kutsehariduse õppekavale tulevad Jevgenia Belaussova, Marina Merimaa, Greg Mattias Murumets, Mariann Mägi, Pilleriin Pärn, Tuuli Suur, Jane Vent, ja aednike kursuse juhataja on Katrin Kivistik. Aitäh, edu õpingutes! Floristi erialale tulevad kutsekeskhariduse õppekavale Triina Liiv-Lääts, Kirke-Kristiina Poks, Ele Soosaar,
Paula Tiidemäe, Eela Marta Põrk, ja kutseharidusõppekavale Eilis Kais, Enelis Mooses, floristide kursuse juhataja on Irma Samuldina. Edu õpingutes. Maastikuehituse eriala kutsekeskhariduse õppekavale tulevad Veronika Tšerepanova, Genevieve Elisenko, Fred Klein, Grete Melliste, Riko Mäesaar, Alvar Novikov, Mart Martin Pertel, Kristin Rohtla, Ermo Rätsep, Patricia Tint, Joosep Truia, Kris Vores, ja kutseõppe õppekavale Kerlin Haasma, Kaido Müürsepp, Boris Pakk, Nikolai Petrov, Bianca Rahnoja. Ja maastikuehitajate kursuse juhataja on Katrin Kivistik. Aitäh, edu õpingutes! Keskkonnakaitse erialale tulevad sellised õpilased: Aljona Aleksejeva, Aljona Kirillova, Jan Roland Kolk, Monika Pindis, Kaur Kaarlep,
Katrin Keem, Iiris Mäeots, keskkonnakaitsekursuse juhataja on Õnne Rämmal. Aitäh, edu õpingutes! Nüüd tuleb natukene siuke eelisem koht, sest et on ette lugeda abiaednike kursus, et ehk siis uus kursus, kuhu tulevad integratsiooniõpilased. Nüüd on juhtunud niimoodi, et 8-9 õpilast on nendest praegu ühiselamus karantiinis, et ehk nende uue testiaeg on homme ja nad alustavad kooli kolmapäeval. Selle tõttu siis. Aga ma loen nad ikkagi ette ja võib-olla mõni Ida-Virumaalt õpilane on siiski siin olemas praegu. Nii et abiaednike kursus. Ksenia Bekmuhametova, Artur Demidov, Anastasia Grintšenko, Timofei Kudrjavtsev, Anna Istupatskaja, Vitali Minailenko, Diana Monakarova, Ksenia Nenja, Aleksei Nikolajev, Olena Roško, Diana Šavrina, Jekaterina Smoljakova, Denis Sokov, Alina Svetlik, Anželika Tevkal. Aitäh ja edu õpingutes! Ja saidki kõik päevasõpilased. Toredat õppeaasta algust meile. Siia lõppu tahan veel öelda, et lisaks õpilastele on meil sellel aastal üks uus õpetaja, maastikuehituse õpetaja Ivi Sirel. Toredat kooliaasta algust! Tahaksin lisada veel ühikas karantiinis olevat õpilaste kohta, et nad ei ole seal mitte sellepärast, et nad oleksid haiged, vaid sellepärast, et Eestisse tulemisel peab olema 2 nädalat eneseisolatsioonis. See aeg saab läbi alles homme. Taas tulevad lavale Räpina muusikakooli õpilased Tairi ja Erlemai ning esitavad laulu Ettepoole. Paistab vihmapiir.
Tarkus tuleb tasapisi, tuleb tasahilju. Tarkuselt ei tasu loota kohe valmis vilju. Tarkus pole ladvaubin, mida haarad käega. Ei saa tarkust pähe panna võimu ega väega. Ei saa tarkust kratikombel külast kokku kanda, ega selle tabamiseks rasket raha anda. Mehe sõnal, mehe sõna, mida tarkus juhib. Lollust tarkust tagaselja nüpeldab ja nuhib. Vastandite vastasseisus targem ikka võitnud. Pole tarkus üle anda, kunagi ju sõitnud. Tarkus tuleb tasapisi, aga kannab vilja. Tarkust tragilt taga nõuda pole liial hilja. Toredat õppeaasta algust. Informatsioon esimestele kursustele. Esimesed tunnid ehk kursuse juhataja tunnid algavad kell 12.30. Aktuse lõpetame ühislauluga. Andrei Klaas, ma laulan Räpinast. La
on lõppenud. Kursuste ja töötajate pildistamine toimub koolimaja ees.